Ettevõte. Tere kõigile Ettevõtte kuulajatele, Taavi Kotka, Henrik Roonemaa on stuudios, järjekordne saade on käes ja me räägime täna Deep Techist mõnes mõttes ja ma arvan, et teises mõttes Eesti IT ja Eesti e-riigi jaoks tõenäoliselt ühe kõige olulisema, võib-olla kõige olulisema IT-ettevõttega. Ja selle ettevõtte nimi on Cybernetica ja selle juht Oliver Väärtnõu on meie tänane külaline. Tere, Oliver! Tere! Tere, Taavi! Tšau! No peale Nortali, kes on pooled asjad progenud nagu Eesti e-riigile, mul on tõesti raske leida sellist paralleeli, et kui vundament on ikkagi päris palju nagu Cybernetica ja Cyberneticaga kuidagi seotud inimeste ehitatud Eesti e-riigil. Või ma eksin? Lükka kohe ümber. Ei, ma ei vaidle vastu. Meil on päris suur jalajälg Eesti e-riigi arendamisel, et XD-st ID-kaardini, Smart ID, interneti hääletamine, just maksu- ja tolli infosüsteemid ja nii edasi, et väga suur on meie panus olnud tõesti Eesti e-riiki. Kuidas me sellele saatele nagu peaksime täna lähenema, et ma mingis mõttes tahaksin teid nimetada nagu Deep Techi ettevõtteks, startup te otseselt ei ole, on ju, et raha ei kaasa, fonde sees ei ole. Ma ei tea, kas te okikepi otsite või otsi, sellest me saame rääkida, aga kas Deep Tech öelda teie kohta on õige? Ma arvan, et isegi on jah, et Cybernetica erisus on aegade algusest peale olnud selles, et me oleme üritanud kokku panna teadust ja arendustegevust. Et vaadates seda ajalugu, siis Cybernetica kasvas välja ju Teaduste Akadeemia Cybernetica instituudis, mis tegeles puhtalt alus- ja rakendusteadustega. Siis kui see ettevõtte sai nii-öelda iseseisvaks eraettevõtteks, siis tegelikult otsustasid omanikud, et see teaduse pool peab alles jääma ja sellest teaduse poolest peaks nagu tekkima ettevõttel konkurentsieelis kõikide nende teiste ettevõtete ees, kes siin Eestis või regioonis toimetavad. Sa mainisid Nortalit, tegelikult see maailm täna IT-arendus on väga-väga kirju. Et me meelega oleme jättud teaduspoole alles. Meil on eraldi Cybernetica struktuuriüksus, infoturbe teadusarendusüksus, mis tegelebki siis nii-öelda alusuuringute ja rakendusuuringutega, mille teadmuse me siis kanname üle kas enda toodetesse või teenustesse. Ja see, mida seal tehakse, see on Deep Tech ja üldiselt on see infoturbe vallas. Nii alusuuringud ka rakendusuuringud. Minu jaoks ongi olnud Cybernetica, ma arvan, üks kõige Eesti edukamaid näiteid sellest, kus teadlased hakkavad ettevõtet tegema. Ja tuleb hästi välja ka lõpuks. Et ma isegi ei suuda nimetada ühtegi teist, mis oleks nii edukas ja nii kaua tegutsenud ja nii kaugele jõudnud, et võikski olla nagu, ütleme siis nagu Eesti üks vähene, kui mitte ainus edukas näide sellest, kuidas teadlased peavad ettevõtet tegema. Ei, aga vaata teistpidi ma olen nõus, on ju, aga ma leian siit kohe ka vaidlemise koha, et kui me küsime, et see on nagu et see kõige edukam näide on ju, et siis võib ju püsti panna küsimus, Oliver kindlasti naeratab ja vastab, et kas me siis nagu kas me saame nimetada seda nagu tohutu suureks tehnoloogiaettevõtte eduks, kui ettevõte ei ole börsil, ettevõte, eks ole, ei ole mingisugused miljardilisi valuationid toonud Eestisse, eks ole, ei ole tohutut hulka või isegi mitut inimest nagu miljardäriks teinud, ei ole kuskile välismaale maha müüdud, on ju, et see kõik nagu, mida me ootame justkui nagu üliedukas startupid, seda teil ei ole ju, et mõnes mõttes, kui peale vaadata, on justkui tegu nagu sellise rahuliku teadlaste nagu teenusettevõttega hoopis. Kaks asja. Sorry, ma ütlen, mis seal halba on selles? Ei, see ei ole midagi halba, aga me ei saa ju, selles mõttes, et kui me tavaliselt kutsume siia startup'e, siis me ju nagu isegi Deep Techist me ei oota ju nendelt, me ei küsi, et te olete nüüd juba jõudnud nagu mingi rahuliku, ma ei tea, 20 millise aasta käibeni on ju, et well done nagu, et seda oligi Eesti riigil vaja. Me tegelikult nagu startupidest, keda me oma saatesse kutsume, me ikkagi ootame midagi muud. Ettevõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettevõte.